Jätkan siis esitlusega pisut e-keskkondade näiteid veel, et soovitan teilgi osaleda e-konkursides, sest need on sellised parajad väljakutsed. Te olete sunnitud õpilastega leidma suht uued e-keskkonnad, mida teised võistlejad ei kasutaks ja siis on juba väga loominguline edasine koostöö. Et ma olen siia toonud oma koomiksiraamatu, mis sai tehtud Tundu keskkonnas ja siis Elise võistlusraamatu Mein E-Deutsch Lehrbuch, milles kasutasime sedasama head nippi, et ta tegi esitluse valmis ja laadisime siis Kalameo keskkonnas üles ja tegime sellest lehitsetavate lehtedega raamatukese. Ja ammune võistlustöö juba VoiceFred, tollal oli ta just selline uus keskkond ja tänu sellele ilmselt ka võitis häälega esitluse tegemine. Sõnarägastik, mis on nüüd tehtud selle Learning Appsi keskkonnas, mis on ka väga uudne ja väga huvitav ja ausalt öeldes me IT-gruppe Pildet koolitustel ka sellega tutvusime ja seal on veel palju õppida. Väga lihtne keskkond, kus iga õpetaja saab hakkama igasuguste e-töödega, seal on palju võimalusi. Ja siis veel selline Spicy Note, selline online interaktiivne siis mõttekaartide tegemise töö. Ma ei hakka neid aja kokkuhoiu mõttes, võib-olla siin ühte siiski avan. Et see oli selline Deutschstunde Pildet, kus siis noormees lihtsalt sisestaski kõikvõimalikud sõnad, mis puudutasid või märksõnad, mis puudutasid siis saksa keele tundi ja kokku sai tänu sellele keskkonnale selline väga uudne ja vahva mõttekaart, mida ka iga õpetaja võiks kasutada ükskõik missuguse teema puhul, sõnavara tutvustamiseks või ka näiteks õpilased siis jutustamiseks, nii et lisaks sellele, et ta lihtsalt on selline hea abivahend. Nii. Ja lähme siis edasi, et neid on palju sõnade õpetamiseks veebis, Quizlet ja Spellik ja nende sõnade ja märksõnade mängimiseks ka Facebook annab, Goethe instituut tähendab neid sõnavara kaarte, vöödlekaarte, temaatilisi ja miks mitte, nad on võimalik panna üles oma blogisse ja õpilane saab sealt neid iga kell vaadata ja kasutada ja peale selle on nad veel väga nauditavad ka. Nii teekaartidest ma rääkisin, mõttekaartidest, neid on ka muidugi nii nagu ikka, et igal asjal on hästi palju keskkondi, aga mina olen alati otsinud või püüdnud leida esiteks, mis koolielus on juba ära õpetatud, et on lihtne vaadata ja õpilastel ka kohe hea kasutada neid juhendeid ja mis siis on selline uudne ja tasuta muidugi. Nii, e-twinningu projektid. Need on väga seotud veebipõhise õpetamisega, eriti võõrkeele tundides, et teisiti ei olegi mõeldav. Et tegelikult on see nutikas tunnimaterjali ärapööramine e-twinningu projekti ja miks e-twinningu projekti, sellepärast et see on selline hästi lihtne ja tunnustussüsteemiga tegevus ja neid kogemusi olen ma ka siis jaganud väga paljudes esitlustes ja kõik see on lubatud uues õppekavas, nii et kõik on kenasti toimetatav. Olen kirjutanud ka rida artikleid, mille viimased olen siis siia välja toonud ja ikkagi juhin tähelepanu, et kõik vajalik info on kenasti Eestis blogis sopruskoolid.blogspot. Minu koolitegevused on e-twinning PKK, siit leiate selle ja ei jää muud üle, kui soovida edu!